Eesti Kunstnike Liidult peteti petukõnede abil välja umbes 700 000 eurot. Pikaru sõnul tekkis pearaamatupidajal esimene kontakt kurjategijatega juba 7. mail. Ettekäändeks oli siis kõne Omniva kandekeskusest ja sooviti väidetavalt üle anda siis ühte tähitud kirja eelmisele tegevjuhile. Presidendile. Samuti andis raamatupidaja pakiautomaadi kaudu ära ka oma pangakaardid. Ka raamatupidaja enda kahju ulatub 70 000 euroni. Sealt edasi tuli kõne justkui Eesti Pangast. Väideti, et on satutud siis küberrünnaku ohvriks ja on vaja hakata kiiresti toimetama, et kaitsta pangakontodel olevaid rahalisi vahendeid. Lühikest aega pärast seda tuli kõne juba väidetavalt Eesti politseist, kus öeldi, et on vaja vormistada seal fiktiivseid dokumente, ehk inimene juhatati veelgi sügavamale sellesse petuskeemi sisse, lasti vormistada dokumente, selles mõttes allutati ta psühholoogiliselt siis kurjategijatele ja sealt edasi siis väga lihtsustatud öeldes hakati siis inimest kaasama siis nii-öelda salajasse politsei operatsiooni kelmide tuvastamiseks. Eesti Kunstnike Liidu presidendi Maarin Ektermanni sõnul on pearaamatupidaja tööülesannete täitmine hetkel peatatud ning ta teeb kurjategijate tuvastamiseks igakülgset koostööd politseiga. Ektermanni sõnul ei tehtud pangakontosid siiski täiesti tühjaks, kuid liit peab nüüd hakkama osa oma varast realiseerima.